Surprise, bitch! Arvasid, et minul ja mu vitsal on töö tehtud selleks aastaks. Ei, kallis, ma alles alustasin. Just nimelt. Queen Diva Queen! On tagasi siin kanalil! Ja see on juba teine järjestikune video see aasta. Kas minuga on kõik korras? Nagu te võib-olla juba mäletate, siis eelmisel korral tõi Torm Evert endaga kaasa eriti soodsa pinnase skandaalideks. Evert, Poomil tuli uus video välja siis YouTube'i. Ka mina sain sealt shoutout'i mentionit. Seda see võttis märjaks küll selles mõttes, et higi. Ei, aga tegelikult mul on nii hea meel olla tagasi siin kanalil. Mul on päris palju ideid, nii et stay tuned, subscribe'ige siia kanalile, likeige seda videot. Ma pole elu sees seda öelnud. Oh my god, ma võib-olla lõikan selle välja. Aga you know, muud moodi te ei tea, millal ma postitan. Ja muidugi ma pean ka mainima, et eelmine nädal ma olin Jehova tunnistaja ja see nädal ma olen kiirtoidukoha manager. Mu manager on väga närvis. Martin, need pipid on kõrben! Kohutav töö, oh my god. Aga tänases videos on mul teile üks väga eriline, võib isegi öelda, et nostalgiline üllatus. Nimelt minu valduses on video, kus kookosvee ekspert on tagasi ringvaates. I mean, what? Olete te kunagi elus seda kookosvett maitsnud? Mina kahjuks ei ole olnud au nii-öelda. Selles ringvaate saatelõigus, mida me vaatama hakkame kohe, räägivad nad ühest kokaraamatust, mis on antud välja nõukogude ajal. Ja meie armas kookosvee ekspert oli sealt raamatust teinud siis Markole maitsmiseks paar rooga. Vaatame. Tere õhtust. Tere õhtust. No Salme Masso oli väga tuntud. Kui keegi Salme Masso raamatu kätte sai, siis ta oli muidugi Õnnega koos. Ah, tõesti, Marko? See, kes selle raamatu sai, oli Õnnega koos. On seal siis ka head toidud? Proua kookosvee ekspert hoiab oma suu kinni. Tegelikult ta peas on nagu mingi... Ja ma saan aru, te võtsite siis nagu suisa kaks asja sealt kaasa, jah? Kirgiisi peatükist jäi kaks asja silma, mida võiks proovida. Ta muigab niimoodi, et ta juba teab, et sealt midagi head ei tule. Mis asi, see on hapukoore tee, siis Kirgiis, miks... Marko nägu on juba nagu mingi... Selline tee. No see näeb üsna kole välja. Tädi on talle mingisuguse tee teinud otse näkku. See näeb jube välja! Ta ei ole mitte ainult konsistentsist kole, vaid ta ka oma värvuse poolest kole. Tegelikult on süge piimakohvi värvi tegelikult. Tõsi, jah. See ju tegelikult näeb piimakohvi moodi välja. Tõsi, jah. Ta näeb päris kole välja, jah, aga... Püha taevas. No miks ma sihukest asja peaks üldse... See ei ole üldse hea. Ta nõudneb paras lämu. Eks ole. Mulle on mingi, ta kutsub selle tädi sinna mingit rooga tegema. Ja siis ta lihtsalt reitsib kõike, mida ta teeb. Ta on tükiline ja ta jääb kurku kinni. Jah. Püha taevas kolb. Ära rohkem võtta. Kas teil on mingid sadomasoistlikud kalduvused või? Mis Kirgiisi köögis siis veel on? Lambarasvamääre. Kust te selle lambarasva siis välja tõmbasite? Kust te selle välja tõmbasite siis nüüd? See tee oli paras lämu. Kust te selle siis nüüd välja tõmbasite? Püha taevas, suhkruga lambarasv. Miks peaks keegi tahtma seda süüa? No see näeb tõesti päris halb välja. Ise olete, see on nii värske, te pole ise maitsenud. Ei, ma eile ikka degusteerisin. Eelmine kord kookosvee eksperdil polnud endal isiklikult au isegi seda kookosvett maitsta. Olete te kunagi elus seda kookosvett maitsnud? Mina kahjuks ei ole olnud au nii-öelda. Seekord oli au ära degusteerida. Ei, ma eile ikka degusteerisin. Lambarasv, suhkru ja võt sellise... Oh, püha taevas, mismoodi see veel välja näeb? See on ka see paras plönn on ta küll, jah. Ühesõnaga, Markot ei tohi kunagi endale külla kutsuda, kui sa süüa teed. Oh, püha taevas, mis kurdi plönn see veel on. Sa käskisid otsida hästi imelikud asjad. Nad kasutavad seda. Rampu jõud. Ja see on peaaegu kõige halvem asi, mis ma üldse elus söön tule. Hoia ma naeru nii kinni. Ma tegin talle toidu valmis ja nüüd ta reageerib. Kuidas see nii halb on? See on tõesti jälk. Isegi inimesed seal kaamera taga ei suuda naeru kinni hoida. Ma sõin siin paar päeva tagasi lutikat. Ma arvan, see lutikas on natuke parem kui see. Kas nad päriselt sõid sellist asja või? No Salme Masso raamatus on need olemas. Kui jälk. Kui jälk. Salme Masso soovitab süüa sellist asja või? Salme Kalla, sa oled üks shady bitch, et sa proovisid nõukogude eestlasele sihukest asja sisse sööta. Me olime riigina juba niigi piinades. Järgmine bitch on vaja ära canceldada. Babah. Rassist. Pidaks võid selle kohe ära visata, ilma selle tegematagi. Tõeliselt õudne. No nii, there you have it. Mul oli igal juhul väga hea meel kookosvee eksperti tagasi näha ringvaates. Et proual on siiani võim Markos ärgitada selliseid maitse elamusi. See on tõesti jälk.
Okei, ma monteerin seda videot praegu ja mul tuli meelde, et ma olen vist kunagi Kookosvee eksperdile Instagramis kirjutanud. Tead, sa oled ikka selline ikka... Teeme seda äkki hoopis ASMRis. Tead, sa oled ikka selline ikka tõmbad Margole, vaates alati oli nii koma. Tubli oled. Sa oled väga tubli. Tubli Kookos. Aga üks asi veel, nagu selle video alguses Marko ütles. Kui keegi Salme Massa raamatu kätte sai, siis ta oli muidugi õnnega koos. Just nimelt. Mul on see raamat ja see on minu jaoks igal juhul väga naljakas lugu, kuidas ma sain selle raamatu. Nimelt, ma planeerisin siia YouTube'i kanalile uut videot. Ma mõtlesin, kas ma teen sellest Kookosvee eksperdi asjast või mul on veel paar ideed. Ja ma käisin oma vanama juures ja ma nägin enda pildi kõrval seda raamatut. Ja ma olin nagu, et okei, kui see ole märk universumi poolt praegu, siis ma ei tea, mis on. Ma tegelikult väga tihti ei usu sellistesse asjadesse, aga nagu, that was too good. Kes see Salme Massa on või miks sul raamat on? Vene ajal ei olnud ju mingisugust raamatut. Vene ajal ei olnud Koka raamatud ju tema hakkas peale, jah. See Salme Massa oli ikka staaride staar. Jaa. Kõik teadsid, kes Salme Massa on? Kirgiisia. Kirgiisi peatükist jäi kaks asja silma. Kirgiis, näita kirgiised. See on see piimatee. Igal juhul ma mõtlesin, kui mul juba see raamat on, siis me võiksime teha siit ühe retsepti, mis Markos nii ärevaid ja värvikaid maitseelamusi unlockis. Let's go! No nii, tere tulemast Evert Poomi ikoonilisse kööki. Mul on selleks üks perfektne asi. You like to cook a food? Oh my god, ja tõesti, milline nostalgia video see on. Meil on Ringvaade, meil on Kookosvee ekspert, meil on You like to cook a food. Ainuke asi, mis on puudu, on šampus ja näomask. Girl, don't do it. It's not worth it. I did it. Tere terviseks. Halleluja. Ja by the way, ma pean mainima, enne kui te kõik arvate, et ma keset päeva joon jälle. See on muideks mitte alkohol. Alkohol mentes, mis tähendab alkoholivaba mingis toredas keeles. Ja ma pean teile tunnistama, et minust on saanud kaine inimene. Kurat, mine perse ausalt. Ma olen nüüd peaaegu juba 6 aega olnud täiesti alkoholivaba. Skandaal. Ja see ei ole mina ütlemas, et ma üldse mitte kunagi enam ei joo. Lihtsalt ma ei joo enam nii tihti. Nii et kui te näete mind kuskil joomas, siis te ei saa olla, et Evert, sa lubasid kaine olla. Ma ei lubasin mitte midagi, seda te juba teate. Nii, aga ma mõtlesin, või noh, mul ei jää muud üle, kui seda piimaretsepti siit raamatust valmistada. Ma ei tea, mis sita see Kookosvee ekspert seal Markole kokku keeras, aga siin raamatus seda lambarasva suhkruga ei ole. Nii, aga otsime selle piimatee retsepti üles. Keedetakse kange tee. Piim valatakse juurde ja kuumutatakse keemiseni. Või ja hapukoor lisatakse ja maitsestatakse soolaga ja aetakse uuesti keema. Nii, davai, okei. Kallame selle teepotti. Kui exciting! Ja nüüd meil on vaja veel lisada juurde piima või ja hapukoor ja keeta. Mõnusaks. Kui isuäratav. Nii, ja segame. Okei, the fuck. See on täiesti tükkis. Nagu täie... Kas ma tegin kõik õigesti või? Okei, see on nii fucking nasty, te kujutate. Ma ütlen lausa, ma ei taha seda maitsta. Miks peaks tahtma keegi sükust asja juua? Nii, okei. Tõehetk. Halleluja. Salme Massa, sa oled fucking cancelled! You are a danger to society. Babah. Massiivne rassist päevapealt. Hi, sisters! Boom, we're back. Nii, ja Marko ka mainis, kui ta lambarasva proovis, et üks hullemaid asju, mis ta arvas, et ta on söönud, oli lutikas. Ma sõin siin paar päeva tagasi lutikat. Ma arvan, see lutikas on natuke parem kui see. Ja ma mõtlesin, et vaatame ka seda videot. Miks mitte? Nimelt me hakkame sööma siis neid vahvaid loomi, mis siin on. Ma tunnistan, et nad ei lõhne eriti hästi. Okei, alustuseks Grete Lõbu on seal diivanil lihtsalt nagu mingi... What the fuck is going on in here on this day? Lõpetage see asi ära.
enne kui see algab. Aga miks sa arvad, et üldse süüa kõlbad? Võib süüa küll jääd ellu nagu. Need kindlalt on kõik söödavad toidupoest. Mina tean, kas nad kõik on söödad. Toidupoest ostsid. Kus sa püüdsid need? Kas sa lollad, mis toidupoest nüüd tänaval? Toidupoest neid ei müüda. Aasiast toodud kraam. Marko toob teleeetrisse mingid fucking prussakad ja ma ei tea, mis kuradi vaglad ja asjad. Ja ta isegi ei tea, kas neid tohib süüa. Grete Lõbu on lihtsalt nagu mingi... Mida? Sa ostsid sa need toidupoest või kust? Sa oled loll, mis kuradi toidupoest? Hakka seda kuradi vakla sööma. Tamai, ma tahaks eriti, et sa selle sööd. Mis mõttes sina tahad? Mis mõttes sina tahad? Vaat see on kõik huvitav. Vaat seda ma küll ei taha. Kui jälg. Aga teeme sellise asja, et ärme nuusuta teda. Selles mõttes... Grete Lõbu on lihtsalt nagu mingi I'm done with the fuckery on this show. Ma soovitan sul pea otsast hammustada. Sellepärast, kui sa hammustad selle tagumiku ära tal, sealt võib mingit jama välja tulla, sest nad ikkagi ekskrementeerivad kuidagi. See pea võib-olla on äkki maitsa. Proovi, ole hea. Marko reaktsioonid ei aita kaasa. Iga sõna, mis ta suust välja tuleb, teeb olukorda veel hullemaks. Sööme siis ritsika. Sööme siis ritsika. Ta oli mul 3 päeva kohvris. Seistes on läinud nagu pisut paremaks isegi. Suurepärane kraam. Ta on nagu mingi pöördas mees. Äkki Marko sai oma reisilaases malaaria või midagi ja ta näeb hallutsinatsioone juba. See pursakad on väga hea. Sööga. Ritsikas. Hakkab nutma. Pane see suhu ja söö ära. Pane see suhu ja söö ära! Pane see suhu ja söö ära. Struktuur on jälk lihtsalt, kui sa neid hüppeliigeseid sööd, siis see on nõme. Lähed hamba vahel, aga ei ole Ta oli juba peaaegu okei sellega ja siis Marko, no kui need hüppeliigesed, sul on seal hamba vahel kõik niimoodi. Pole midagi ja ma ütlen, näed see vagel, proovi vakla. Ja võtaks vagel. Marko on rast nagu hull. Näed, proovi vakla ka. See näeb ju palju sümpaatsem välja. Tavaline bussikene on ju, aga see näeb. Miks me seda teeme? Kas kuidagi nagu on seal mingi põhjendus, miks me seda teeme? Kas teil on mingid sadomasoistlikud kordused? Grete hakkab juba järgi jõudma. On seal mingi põhjendus? Miks ma pean seda tegema? Sellist asja ma ei ole kunagi. Proovime sellega ära, siis läheb ruttu. Sa oled nii entusiastlik. No ma räägin isegi Grete hakkab järgi jõudma, ta on nagu mingi... Sa oled nii entusiastlik. Samal ajal Marko peasest näeb nagu mingi... No aga proovimis selle, see ei ole sugu prustak, see on lutikas. See on suur vahva vesi lutikas. Ja nüüd see tuleb. Grete sööb ülisuurt putukat. Miks? Saaks palka juurde sellest. Kalla palka juurde ei saa. Kohutav töö. Söö sina. Riik Kuusk on meiega ühinenud. Sa pistaksid selle suhu. Võib-olla mitte praegu, see nõuab ikkagi kõiget olukorda. Sa oled nii entusiastlik. Oi kurat, silm tuli ka. Kurat, see on jama. See on jama, jah. Otsa kurat. Jumal tänatud. Ui, see ei ole hea. See ei ole tõesti hea. Aga me vaatame. Oi, kui jõud. No vot, inimesed, there you go. Ongi tänaseks kõik vaadatud. Ma loodan, et teile see video meeldis. Jällegist, kui tahate järgmist videot näha, subscribe'ige ja kiiremas korras. Muidugi followige mind Instagramis. See on selleks nädalaks kõik. See helk sinu silmades peitus, see naer sinu silmades leidus. Aeg peatus, aeg seiskus ja algas meie seiklus. Ei kellad sel öösel ei tööta ja minuteid ei saa mõõta. Aeg peatus, aeg seiskus ja algas meie seiklus.